Tere tulemast vestlussaatesse Tunne Inspiraatorit, kus me tutvume vägevate ning põnevate inspiraatorite ning nende tegemistega. Minu nimi on Armin Pajula ja ma olen selle vestlussaate võõrustaja. Mind väga köidavad inimeste lood ja elu väljakutsetega toimetulemise telgitagused. Me elame imeliste inimeste keskel, kellest igaühel on oma lugu rääkida ja kes pakuvad midagi, mida keegi just praegu vajab. Aeg on need inimesed varjust nähtavale tuua, et nende oskused ja kingitused just õigete inimeste ning abivajajateni jõuaks. Ja see ongi Tunne Inspiraatorit vestlussarja eesmärk teha nähtavaks inimesed, kellel on maailmale palju pakkuda, aga keda suurem osa inimestest veel ei tea. Meie tänane külaline on keerulise lapsepõlvega Eesti naine, kellel on olnud suurem osa elust tunne, et ta on rongist maha jäänud. Lihtsalt sellepärast, et tema tee ei kulgenud nii-öelda traditsioonilist teed pidi. Ühel hetkel aga avastas ta, et tal on üks omadus, mis on kõigest hoolimata hoidnud teda suhteliselt heas tasakaalus. Selleks omaduseks oli hea ja ilus otsimine ka halbadel hetkedel. Mõistes, kui suur väärtus see on ja kui vähestel inimestel see oskus on, otsustas ta koos õega hakata tegema tänulikkuse podcasti, et rääkida tänutundest. Tänaseks on ta loonud koos õega erinevaid tööriistu, et aidata inimestel leida see tänutunne enda seest üles. Sest nad õega siiralt usuvad, et see on olemas meis kõigis. Vahel peab lihtsalt veidi sügavalt südamepõhjast seda otsima. Mis keerkäigud meie tänane külaline läbi on käinud ja mis väljakutsetega ta oma elus silmitsi on seisnud ning kuidas tänulikkus on aidanud tal sellest kõigest läbi minna, nendele ja paljudele teistelegi põnevatele küsimustele täna vastuseid otsimegi. Tere tulemast saatesse tänulikkuse kogukonna looja Riina Kuusemäe. Tere! Rõõm olla teiega. Ja enne kui me lähme üldse tänase saate juurde, üks oluline info ka siia, see on Tunne Inspiraatorit vestlussarja viimane saade. Et viimast korda oleme siin. Kas ei ole hea teema? Just, et hea on nagu vaadata tagasi tänulikkuses sellele kõigele, mis on toimunud ja nii edasi. Et siin elukaaslane ka, kui ma selle intro käima panin, siis oli see, et viimast korda me kuuleme seda introt põhimõtteliselt siin grupis. Natukene kurb, aga igal asjal on algus, igal asjal on lõpp ja selle eest peab ka tänulik olema. Ja veel, kas üldse eksisteerib algust ja lõpp, äkki on üks kulgemine kõik? Ja. See on ka huvitav vaatenurk. Aga siit oleks küsimus, mis tunne on olla selle vestlussarja viimases saates külaliseks? Ma ei tea, kuidagi vastutusrikas tunne, et siis peab ikka hea asi tulema. Et ei saa nii, nagu ma enne ütlesin, et ei saa päris kõike võib-olla öelda või mida mõtled. Või siis just tuleb öelda? Jah, just, et see, kui me räägime, siis me märkame ka ise, mida me räägime ja siis me saame alati ümber suunata. Sest et see on see, korraks hästi põgusalt, see on see, kui ma ise olen nüüd jõudnud, et kui me kontrollime enda kõne ja enda käitumist, siis me tegelikult, kuidas me saame muuta midagi, mida me ei tea. Sest need sisemised lapsed, kes tegelikult tahavad ennast väljendada, keda me oleme terve elu nagu alla surunud, mis iganes hirmude pärast. Ja kui me nüüd kontrollime, siis nad ei saagi ennast väljendada ja sealt tulevadki kõik tegelikult meie haigused, kõik muud asjad ja nii edasi. Aga vaata, mina olen selline, et mina ei suuda neid ise välja mõelda. Minul ongi vaja teistega rääkida. Miks ma muidu podcasti teen? Just, kaval võtta, on ju. Et mina leian ise enda seest vastused üles täiesti juhuslike vestluste kaudu ja teiste inimestega. Et kui ma räägin endast targemate inimestega, siis ma saan teada midagi ise enda kohta. Sellepärast selle kirjutasin, Armin. Ma just tahtsin küsida, et mis motiveeris sind siia vestlussaatesse tulema? Natukene nagu põnevus, et vaadata tõsiselt nagu ka teist poolt. Et muidu olen ju mina see, kes küsimusi küsib, on ju, ette valmistan ja suunan, et mismoodi siis
võib-olla natukene selline uudishimu, et mida siis see meie külaline tunneb, et kui ta ükskord meile siia kohale jõuab ja siis me teda küsimustega pommitama hakkame, et nüüd ma saan ise tunda. Ja ma teen nii, et see jääks sulle nagu mõnusalt meelde, et saad tunda seda, pommitan sind täna küsimustega korralikult. Ei ole, kõik on täpselt nii, nagu tuleb ja mind ennast just kõnetab see, kui inimene on tema ise ja on ehe, aus ja see on parim kingitus üldse. See on nii äge. Ja seda saab teha just läbi selliste vestluste. Just. Aga hakkamegi siit vaikselt lahti koorima seda sinu teekonda, et sa oma tutvustuses rääkisid ka, et rongist mahajäämise tunne ja ei olnud nii-öelda traditsiooniline. Mida sa sellega nagu mõtled? No kõike, ütleme siis tegelikult nagu kõike selles mõttes, et me oleme ju Liinaga 8-lapselise perekonna kõige viimased. Ja minu isa otsustas, et kui mina olin aastane, et temal sai nagu siiber ja valis teise naise, mis tähendas seda, et tema üksi kasvatas 8 last. 90-ndatel, kus niikuinii oli kõigil raske. Et meie lapsepõlve kõige sellisem sagedasem mälestus on nälg. 6-aastasest saadik suvel metsas 12 tundi teinekord mustikaid korjata, et me saaks kooli asjad omale. Et selline pidev kolimine. Mul ei ole sõpru lapsepõlvest, mitte ühtegi sõpra, sellepärast, et sa lõpuks lõid ennast lukku. Kui sa elad aasta otsa, sa jõuad inimestega tuttavaks saada ja next year, next school, on ju, sul on uued näod jälle vastas. Pluss siis see, et meid oli palju, kodu oli väike ja tihti oli see must, lohakas, meil ei olnud põhimõtteliselt midagi, on ju tänapäeva pesumasinatest, kuivatitest ei maksa midagi rääkida, et koolikiusamine tuli sinna otsa tänu sellele, et tegelikult ma arvan, et ma hakkasin nagu elama, nagu reaalselt hakkasin 17-aastaselt, kui ma olin 16-aastaselt tööle läinud. Ja siis sealt nagu tulid sellest haugust nagu välja. Et enne seda meie põgenemistee olid raamatud. Et lapsepõlves kõik see kooliaeg, mis jäi nagu õppimisest üle, see läks raamatute lugemisele. Et ma mäletan, 8. klassis olin ja me olime just kolinud Kõrgsi Nuia ja peale esimest suve siis läksin jälle sinna raamatukokku, et enne kooli ja võtsin mingid raamatud ja siis see raamatukogu tädi ütles mulle, sa oled kõik raamatud ära lugenud, mul ei ole sulle väga palju enam midagi pakkuda. Et see oli nagu meie põgenemistee, et muidugi me võime lõputult siin heietada, et meil oli raske ja keeruline, on ju, aga ma tagantjärele jällegi vaatan seda asja nii, et meil ei olnud süüa ja meil oli võib-olla see, ema oli depressioonis ja masenduses ja meil olimegi palju omapäi, on ju. Aga õnneks õnneks selles mõttes ei olnud meie peres nagu vägivalda, et see võib-olla on palju hullem isegi. Et kui sul on joodikust isa, kes sind nagu peksab, siis seda õnneks meil ei olnud. Et kui ma olin 10-aastane, sama vana kui minu tütar praegu, siis me olime aasta otsa näiteks Liinaga ka lastekodus, on ju. Enne seda, kuidas me siin sattusime, enne seda me olime siis 2 kuud elasime puukuuris, nii et talvel esimene lumi sadas meile teki peale ja siis sõdlased lükkasid selle teki pealt ära ja läksid kooli. Korralik. Et selline see meie lapsepõlv oli, aga ja mul läks kusjuures väga pikka aega enne, kui ma tajusin näiteks seda, et minu motivaator nagu lapsest peale on olnud see, et ma teen teistmoodi. Kui see, kus me nagu see keskkond, kus me kasvasime, me kolisime alati ühest väikesest kohast teise kohta, ma tänaseks suht koht vihkan väikeseid kohti, sest seal elavad teatud tüüpi inimesed, kes ei ole üldse minu inimesed. Ma ei taha öelda, et nad on valed või õiged, nad lihtsalt ei ole minu inimesed, on ju. Ja siis niimoodi ma siis nagu jõudsin sinna, et 37-selt äkki. 37-aastaselt tuli minule see täie selgusega see teadmine, et ma olen kuskil 5-6 aastasest peale tahtnud teha teistmoodi.
ja siis, kui me olime 2 hooaega teinud ära tänulikkuse podcasti, siis me jõudsime sinna, et see teistmoodi meie jaoks on olnud alati see, et sa vaatad need väikesed head asjad, mis on. Siis sa võtad vastutuse sellest, mis sul on vaja teha. Ja siis sa hakkad tegutsema. Et see on olnud hästi pisikesest peale, et kui ma mäletan, vend ja ema vedasid kihla, et küll meie ka istuma jääme, meil on ühed vennad enam kõik istuma jäänud, et küll meie ka istuma jääme, et nagu kõik on jäänud ju. Ja meie Liinaga lihtsalt, ma ei tea, kas see oli jonn või midagi, ma ei ole kordagi istuma jäänud. Tõestame vastupidist. Aga see on just see sama, et ma olingi 37, kui ma tajusin, et ma tahtsin teha teistmoodi. Tegelikult juba päris pisikesest peale ja võrreldes siis oma õdede-vendadega. Kas see raamatute lugemine, see oli viis justkui tunda ennast vabana ja elada seda elu, mida sa võib-olla nagu salamis ja alateadlikult soovisid? Ma ei ole kindel, et ma sellele niimoodi lähenesin. Ma arvan, et see oli pigem nagu see, et sa said oma mõtted mujale sellest, mis siin nagu ümbritses, on ju. Et kui sul on ikkagi kõht tühi ja sul on nagu päeva jooksul või see sinu päevatoit on see üks toit, mille sa saad koolis, on ju, lõunasöök. Ja nädalavahetusel ei olnud sedagi. Et siis oli vaarikavarretee, mis oli siis ka ilma suhkruta, sest seda ka ei olnud. Et see oli nagu nädalavahetuse toit nii-öelda. Et siis see oli lihtsalt see viis, kuidas saada oma mõtted nagu eemale. Ja siis tegelikult ei olnud enam mingi hetk ei olnud isegi enam vahet, mis raamat see oli lihtsalt nagu vist. No ma mõtlengi seda, et sa lähed ju raamatus, sa lähed justkui teise maailma, et sa koged nagu teist maailma, sa ütlesid, et põgenemis ongi see, et ma saan elada teistsugust elu, nagu alateadlikult laps valib teistsuguse elu, et ma ei peaks olema siin selles reaalsuses. Võib-olla see oleks olnud õige, kui ma oleks valinud teatud tüüpi raamatuid, et sa enam, kas ma valin mingid armastusromaanid või sa valid mingid seiklusjutud või sellised, on ju. Et minul oli suht savi, aga enamjaolt juturaamatud, et võib-olla tõesti, jah. Sest kui sa mõtled, mis olukorras sa olid, ma arvan, et iga raamatu lugu oli võib-olla parem kui see, mida sa kogesid. Jällegi, minu lemmikraamat lapsepõlvest on Perekonnata, mis ei ole väga hea raamat. Seal tegi see sarnasuse jälle tunne ja see. Ja ma arvan, et see andis mingisuguse perspektiivi ka just selles samas, on ju, et okei, et meil on raske, aga meil on vähemalt ema, kes meie eest hoolitseb. Seal ei olnud ju sellel Perekonnata, sellel poisil ei olnud ju ka vanemaid, on ju, et ta sattus lihtsalt ühe mehe juurde, kes siis teda nagu päris julmalt ära kasutas, on ju, väga palju ei hoolinud. Lõpuks muidugi sai sealt, lõppes kõik hästi, aga anyway, et see mingis mõttes see seos kindlasti kõnetas, aga samas ta lõi ka selle perspektiivi jälle, et vaata, aga mul ei olegi nii halb veel. Saab veel halvemaks minna, vaata. Et said ka, ütleme, ühed raamatud, mis tõmbasid siin nagu edasi, et midagi sellist on võimalik ja teised on samas, kui näed, saab hullemaks ka. Et vähemalt mul ei ole nii hull, et mul on siin niigi nagu piisavalt hea. Kui sa täna vaatad tagasi, kuna täna on see tänulikkuse podcast on sul ka, on ju, et mis on need asjad, mis on need kingitused, mis tegelikult sinu lapsepõlves olid, kui sa täna vaatad tagasi, mis sa näed, mis andsid sulle tänaseks midagi, mille eest sa oled täna tänulik? Ma tegelikult olen väga paljude asjude eest tänulik. Esimene asi oli just seesama, see tahe teha teistmoodi. Ütleme siis nii, et tahe üldse teha. Ka see on väga suur kingitus. Et ma võin teha tundide viisi tööd, kui ma tean, mille nimel ma nagu pingutan. Et seda kannatust, kui sa mõtled 6-aastase lapse peale, kes peab 10-12 tundi istuma metsas ja korjama mustikaid, siis tema selline kannatuste või selline kannatlikkus, ütleme siis, et kannatlikkuse oskus ei ole veel seal maal, et ta suudaks seda nagu teha, aga ma pidin nagu iga natukese aja tagant jälle uuesti ennast nagu fokusseerima, on ju. Et kui ma tean, mille nimel ma töötan, siis ma suudan väga natukene nagu ATH, tekib see superfookus, on ju, aga ma arvan, et see on puhtalt harjumuse tulemus. Teine on just see lugemisharjumus. Ma üritan nii palju kui võimalik täna ka lugeda, kuigi seda on väga keeruline seda aega leida, sest mul on majapidamine, mul on 8 tundi tööd, mul on podcasti, siis kõik need muud asjad sinna juurde.
aga ma üritan ikka leida seda aega, et lugeda ja näha neid teisi perspektiive. Et mul on tunne, et sealt tuli ka see, või tähendab, ma kõlan natuke võib-olla huult praegu. Kelle filme ja näibi, mis arvamuse järgi? No vaatame, eks siis kuulajad saavad ise otsustada, kas see kõlab huult või mitte, aga kui mõelda seda, et meie oleme oma perekonna kõige nooremad ja me ampsasime kõige varem lahti selle, et igal asjal on mitu vaatenurka. Et sa võid näha kõike negatiivselt, aga sa võid näha ka selle taga õppetundi. Sa võid näha kõike nagu lõputult pimedana, aga sa võid näha seal tunneli lõpus ka valgust, kui sa hästi pingutad. Et see usk homsesse, mida võib-olla minu õdedel, vendadel tol hetkel ei olnud ja ma ei tea, kas neil tänagi on. Sest me oleme suht lahku kasvanud, et nende arust me oleme kindlasti uhuudliinaga, jah. Aga see usk ja see lootus ja ma ei tea, kas see on siis mingisugune, et tulime juba teadlikumana siia, et me suutsime selle nii võrra ära ammustada, et noh, ei ole ainult üks õige vastus elus. Koolis jaa, aga elus ei ole. Et väga palju õppetunde. Väga äge. Ja kuidas sa jõudsid siis sellest teekonnast ka enesearengu juurde? Kas see oli sinu jaoks mingi selline, ma ei saa öelda, sest terve laps võib öelda, et oli natuke siuke kannatuste rada ja väljakutset on ju, aga kas mingil hetkel oli veel, et elu surus põlvili või sa lihtsalt hakkasid, kuna see oli sinu jaoks loomulik jätk liikuda sellel teel, et kuidas sina jõudsid selle? See pigem oli loomulik jätk, et kuna me oleme Liinaga oluliselt avatumate meeltega, me oleme valmis kuulama ära inimesi ka siis, kui keegi juba ütleb sulle ette, et kuule, see on täielik jama, sest tegelikult kõige esimene raamat oli 2012 enesearengu raamat oli see Rikas isa, vaene isa. Et see pisteti mulle pihku ja ma mäletan, et me lugesime selle läbi ja meie Liinaga oli muidugi silla, siis me andsime ühele vennale, kes siis nagu omastast nagu armastas ka lugeda. Siis ta luges sealt 3 peatükki läbi, tõi selle mulle tagasi, viskas mulle pihku, ütles vii see Ameerika siit minema. ja tema seda kunagi läbi ei lugenud, et selles mõttes see oli mingis mõttes puhas juhus ja mingis mõttes ilmselt mitte. Et kuna ma olin valmis selle vastu võtma, siis ta pigem lihtsalt ootas seda aega, millal tulla, mitte see, et see oli juhus, et jah. Ja vaata, kuidas meie oma vaatnurga, ma ikka ütlen kogu aeg, et see, mida me teame, on kõige suurem takistus meie elus, mitte see, mida me ei tea. Et kui su vennal poleks olnud teadmist mingist Ameerikast ja mingist vaatnurka, ta oleks ka selle raamatu hoopis teisel pilgul läbi lugenud, aga tema enda vaatnurgad ja teadmised maailmast, kuidas maailm on, pani talle kohe plokki ette põhimõtteliselt. Ja ma võin siia tuua veel hea näite, et ma eelmisel aastal otsustasin suvel, et tekkis puhkuse ajal sellist üleliigset aega ja ma mõtlesin, ma loen uuesti selle raamatu läbi, see raamat on mul kodus olemas ja ma lugesin selle läbi ja siis ma tajusin, kui erinevalt võib näha ühte raamatut. See arenguetapp, kus ma olin tol hetkel ja lugesin seda raamatut ja nüüd ma lugesin, ma ütlesin Liinale, keegi on vahepeal teise raamatu kirjutanud, mis sest, et see on mul 10 aastat siin riiulis seisnud 13 aastat. Ja isegi ei ole vahest nii pikka perioodi vahel pidada. Kui sa loed järjest ka sama raamatut läbi, näiteks loed ühe korra läbi, jätad kuu pausi ja loed teist korda veel. Oota, kas ma olen seda raamatut lugenud? Nagu nii teine pilk on. No see sisu oli juba täiesti, see, mida ma nagu eelmine kord sealt välja lugesin, oli üks ja kuna ma olen tänaseks sinnamaale kasvanud, on ju, oma finantsilise võimekuse poolest, siis täna see tundus nagu palju suurem minu jaoks, et issand, siin on veel kõik see ka kirjas või? Just, väga äge. Ja see raamat, kui selle raamatu läbi lugesid, on ju, avanes mingisugune uus pilt, et mismoodi sa sealt edasi, mis oli see tunne, mis sinu sees tekkis, kui sa mäletad, et et midagi sellist on ju, ja mis sealt edasi? No kõigepealt ma sain kinnitus sellele,
et ma olen alati olnud igasuguste võlgu elamiste vastu või selliste krediitkaartide ja selliste. Minu jaoks esimene arusaam sellest oli see, et jess, ma saan nagu täiesti õigesti asjast aru, vaata. Teine variant või teine asi oli see, et kui minul või meie perekonnas oli seda raha nii vähe, siis ega sul ei olnudki seda, sa ei saanud õppida seda kasutama või sa ei osanud sellega suhestuda, see oli lihtsalt midagi, on ju. Et kui minul täna laps saab iga kuu 35 eurot on ju taskuraha, tal on ära jagatud 5 eurot läheb sinna, siis läheb sinna, selle säästan, selle teen, siis mina olin tõsiselt, ma olin nagu enam-vähem täiskasvanu, kui ma enam ise sain nagu esimese palga, mul sellist asja nagu taskuraha ei olnudki. Et see oli alus sellele, et ma hakkasin rohkem uurima üleüldse raha kohta, et kuidas rahaga ringi käia, kuidas säästa, mis on oluline, mis ei ole oluline. Pluss siis igasugused need eestlastele tüüpilised igasugused uskumused raha kohta, et raha on paha ja raha on kõige kurja juur ja et ma ikka väga pikalt pidin ise endale selgeks tegema, et raha on kõigest tükk paberit. Raha on praktikas ainult tükk paberit. Et kui sa oled kasvanud peres, kus 5 eurone ei tohi olla kapi peal, sest see segab. Niimoodi nagu kardetakse seda raha, sest see on paha, siis see on nagu päris suur koht, kus ära tulla. Mis on veel olnud sinu tee peal sellised suuremad muutuse hetked, et see raamat oli selline esimene nagu lükke edasi. Kas on olnud veel mingisuguseid hetki, mingeid koolitusi, otsuseid, asju, mis on olnud selline suurem hüpe muutus elus? Ja ma arvan, et kui sa ei taha kuulata, siis elu paneb sind kuulama. Et minu jaoks kõige suurem hüpe oli lapse sünd. Ja ütleme siis nii, et see oli algusest peale jälle üks kannatuste rada, ma olin kokku 13 nädalat haiglas. Kõigepealt 7 nädalat enne ja 6 nädalat siis peale lapse sündi ja hoolimata sellest, et ma olin 7 nädalat haiglas, siis laps sündis ikkagi 2 kuud enneaegsena. Et ta pidi sündima juunis ja sündis hoopis aprillis. Ja see tunne, kui sa elad pool aastat põhimõtteliselt teadmata, kas su laps nagu, et mis tast saab, sest ma olin ikka väga, poole raseduse pealt sattusin haiglasse ja siis oligi täpselt nii, et see oli nagu ootamine, nagu sellised tiksuva pommi otsas istud 7 nädalat nagu, sa ei tea, millal toimuma hakkab. Mis see põhjus oli, miks sa haiglasse jõudsid? Seal taustal on ilmselt meie suguvõsa selline tore haigus nagu diabeet, mida mul ei olnud tuvastatud. Ja kuigi kui ma enne rasedust või enne, kui ma hakkasin planeerima last, siis ma käisin arstide juurest läbi, kõik rääkisin ära ja tegelikult pandi ka kirja mulle sinna andmetesse, et 12. nädalal tuleb kindlasti teha nii-öelda siis suhkrutaluvustest, et välistada siis rasedusaegne diabeet. Sest kui suguvõsas on hästi tugevalt esindatud nii ema kui isa poolt, siis on väga tugev oht, et raseduse ajal võib tekkida diabeet. Ja minul see ilmselt tekkis, sest lootekottidega tuli auk põletiku tagajärjel. Ja kui ma siis hommikul 24. veebruar 2015 vabariigi aastapäev. Just, et tõusin ülesse täiesti instinktide ajal ja looteveed tulid ära ja siis haiglasse läksin, siis mul oli veresuhkur 14. Ma ei tea nendest numbritest midagi. Peab olema alla 6. Okei, päris palju siis. Ja, et 5 on ideaalne. Okei. Ja no see hetk on ju, sa oled seal haiglas, sa ei tea, mis sul lapsest saab, kindlasti hirm oli selliseks suureks kaaseks. No mitte ainult selles mõttes nagu mitte see, et sa oled ise seal, aga kui sa oled sellises kohas, siis sa ei ole ju ainukene rase, kellel on midagi viga, et nad viiakse ikka kõik ühte kokku. Ja siis seal oli, seal ümberringi su palatites ongi kõik need, et kui ma sealt haiglast lõpuks välja sain, siis ma arvan, et 60% minust oli kindel, et normaalselt rasedust ei olegi olemas lihtsalt.
sest sa nägid ühte probleemi, teist probleemi, kolmandat probleemi, muudkui tuli, on ju uuesti uusi naisi sinna peale, kellel on mingid probleemid. Ja sealt lõpuks tõesti, kui sa sealt välja saad, siis on see, et kas nagu üldse on võimalik nii-öelda normaalset rasedus lõpuni nagu kulgeda, nii et noh, kõik on hästi. Kuidas sa täna näed sedasama vaate, nagu kas on võimalik normaalselt või ei ole võimalik No normaalselt? eks ta ikka on, et mul õde sai peale mind veel 2 tükki ja kõik läks väga hästi, on ju. aga noh, ilmselt on siin natukene jälle võib-olla võrrelda ka, et minu laps sündis Soomes ja seal ei ole sellist kontrolli, et tegelikult Eesti naine, kes täna sünnitab, jällegi mustmiljon põhjust olla tänulik, kõik need testid, mingisugused geeniuuringud, Liina jälle tuli ja ütles, näed, ma pean seda, mis asi see on, ma pole kuulnudki, ma pole näinudki, mina olin Soomes rase, ma läksin nõuandlasse, ma pidin ise tegema vereproovi ja kuskilt aparaadist vaatama, ega mul rauatase pole liiga madalale langenud, ma pidin ise tegema pissiproovi, lükkama selle kuskile aparaati, mis siis mõõtis ära, on ju, et ei ole siis valku uriinis, just seesama diabeedi teema, on ju, ja lõpuks ikkagi läks nagu läks, et mina Eesti naistele Eestis sünnitada on ilmselt luks ja rase olla, et sellist kontrolli ja sellist hoolitsust teisel pool piiri paraku ei saa. Okei. Samas võib-olla on ka jälle keskkonnast, kus sa oled, on ju, sest et ikka on see, et kui meil on samas riigis, siis ka kogemused võivad täiesti erinevad olla. Aga ma ei hakka sinna täna minema. See hetk, kui sa seal haiglas olid, on ju need probleemid ja siin sa, sest tutvustus ütles ka, et sinu üks omadus oli see, et näha head ka siis, kui asjad on nagu hapud. Jah. Kuidas see seal väljendus sul? See väljendus selles, et kui hommikul ärkasid ülesse, siis mul tehti põletikutesti iga päev. Mu sõrmeotsad olid ära, põhimõtteliselt nagu vereproovi võetakse sul sõrmeotsast ja iga päev, et mul oli kõik 10 sõrme olid auke täis. Ja kui siis see tulemus tuli, et põletikku ei ole, siis see oli jälle see, et aitäh. Jumal, looja, universum, kes iganes, et sa andsid ühe päeva juurde, et see oli see aitäh. Mis hetkel jõudis sinule teadlikkus sellest samast omadusest? Et sa oled näinud asju või osanud hinnata, kui midagi on hästi? See tuli tegelikult ikkagi läbi selle tänulikkuse podcasti sellise teadlikumana. Või tähendab, ütleme siis natuke enne seda, selles mõttes, et minu ellu sattus mees, kes ilmselgelt on minuga täiesti nagu vastand ja kui see suhe läks nagu untsu, siis ta mingis mõttes tuli näitama mulle kogu seda lapsepõlve kogemust ja neid tänamatuid inimesi, kes olid mind läbi nagu lapsepõlve saatnud, on ju. Et kui sa näed seal külapoe taga mingit joodikut, kes lihtsalt sarjab kõiki ja kõike, on ju, andmata endale aru, et see pudel, kui sa selle käest ära viskad, läheb kohe maailm paremaks, on ju, et see on sinu vastutus ja sinu koht nagu olla tänulik sellest, et sul üldse elu on, et mida sa saad maha juua praegu. Et see oli see koht ja see oli see koht, kus ma ütlesin Liinale, et teeme midagi. Ja siis Liinaga siis jõudsime sinna, et teeme. Läks aasta aega. Ja kõigepealt tuli impulss, et tahame midagi teha, on ju, et see ei olnud üldse tänulik või oli juba teada, et mingi tänulikkusega seoses? Ei, meil oli 2 varianti. Oli tänulikkus ja isiklik vastatus, sest need lajatati mulle tol hetkel aastal 2022 ja sügisel, suvel isegi lajatati niimoodi näkku, et kui sa näed, et inimene ei ole mitte millegi eest tänulik, et keegi pingutab on ju tema nimel ja ta ei oska isegi aitäh öelda selle eest. Pluss siis see, et ta ise teeb mingid teatud asju ja kõik teised on süüdi. Kõik ümberringi on süüdi, kõik on lollid, ainult tema on siis see ideaalne 95%. Seda öeldi mulle isegi välja selle kõige otseses mõttes, et tema on 95% ulatuses täiuslik. Äge. Kui sa vaatad nüüd perioodi enne podcasti ja peale podcasti,
kus sa tajud just seda eluenergia ja positiivsuse muutust rohkem? Kas enne podcasti, kui sa podcastini jõudsid, oli juba sinu maailmavaade ja kõik see nagu ütleme läinud sealt ülesse või oli see pigem just podcasti ajal, kui sa hakkasid teadlikult rohkem selle tänulikkusega tegelema, sest kui sa kogu aeg teed podcasti, suhtled tänulikkusest, see saab sinu elu osaks ju. Ma ütlen siis niimoodi, et see tänulikkus on olnud minu elus kogu aeg. Ma muutusin lihtsalt teadlikumaks peale seda, kui see pauk ära käis, et see tuli palju teadlikumalt minu ellu sellisel kujul, et kui see enne oli selline alateadlik nagu, et mul on nüüd raske, mis on hästi, on ju, siis hakkasid endalt küsima ja siis, kui jälle oli hästi, siis sa ei mõelnud rohkem selle peale, siis täna ta on palju teadlikumalt minu elus ja võib-olla igapäevasemalt. Ja seda ma mõtlengi just, et selle hetkeni ta oli rohkem mitte teadlikult, kuidas sa tajusid oma arengut, just oma, ütleme, elukvaliteet, ütlemegi niimoodi, et elukvaliteet ja maailma nägemine enne podcasti ja kui sa said teadlikuks ja hakkasid seda teadlikumalt ka siis tegema, kuidas siis sa nägid muutust, kas sa näed seal ka mingit erinevust või on olnud ikka ühtlane selline jada? Et minu küsimus on see, et kas midagi muutus sinu elus sellel hetkel, kui sa hakkasid podcast tegema, kas kiirenes kuidagi moodi või võimendus see sinu? Loomulikult muutus. Et esiteks see tänutunne või tänulikkus kui selline on täna minu jaoks oluliselt suurem asi, kui ta oli enne. Et enne seda ta oli puhtalt, oligi märkamine, nende väikeste asjade märkamine, kas siis mingil heal hetkel ka kindlasti selles mõttes, et kui ikka läheb hästi, siis läheb hästi, sa paned seda tähele, on ju. Aga ka alateadlikult siis, kui on halvasti, on ju. Täna see tänutunne on minu jaoks palju laiem. Et ma võin minna väga detailidesse, ma toon näiteks ühe väga väikse osa, mida võib-olla inimesed ei mõtle, aga tänutunne on näiteks või tänulikkus kellegi teise, ütleme siis tänulikkus võib-olla õige, mitte tänutunne, kuigi need on jälle siuke nüansi küsimus, on ju. Et minu jaoks ta on ka osaliselt tagasiside. Et oma tänutundega sa annad teisele inimesele mõista ja sa annad talle tagasisidet, et ta on teinud midagi head sinu jaoks või ta on teinud midagi, mis on sulle korda läinud. Et see võib-olla teisele inimesele tundub täiesti tavaline asi. Keegi naeratab sulle sel hetkel, kui sa oled ise mustas augus, on ju, ja see tunne tuleb, on ju. Et siis see võib olla ka ainult nii-öelda tagasisida, et ta on oluliselt suuremaks läinud. Mis veel on muutunud kindlasti on see, et kuna ta on palju teadlikumalt minu elus, siis edaspidi need raskused, mis mul on elus olnud, mul on oluliselt lihtsam olnud nendest läbi tulla. Ma saan juba suht alguses sinna sabast kinni, et okei, no nüüd on sitasti, aga millekski see on hea. Ma toon näite, 3 nädalat tagasi juhtus nii, et ma tegin avarii. Ja mul ei olnud 2 nädalat autot üldse. Mul ei ole juba 7 aastat autot. Ja, aga ma elan sellises kohas, kus väga kaugele nagu ei saa, on ju, aga jällegi, või vähemalt ma arvasin, et ei saa. Et tulin teisel päeval vist, kui ma tõin tüdruku, viisin koolist, tüdruk on ikkagi nii väike, et ta pimedas hommikul üksi ei julge minna, siis ma viisin ta bussiga kooli, tulin ise bussiga koju tagasi ja hakkasin tööle. Ja siis tüdruk tuli vist teisel päeval koju ja siis ma ütlesin talle, ma veel ei tea, milleks see hea on, aga ma tean, et millekski on. Et see selline positiivse otsimine ja sellest igapäevaselt või iganädalaselt rääkimine, see on aidanud kogu minu psühholoogiat selliselt muuta, et kui ma olen seal raskes hetkes, siis mul juba alateadlikult hakkab, aga see on millekski hea. Ma veel ei tea, aga ma tean, et on. Marcus Aurelius oli minu arust see, kes praktiseeris, ütleme, nagu kas negatiivset tänulikkust või negatiivset manifesteerimist või kuidagi sellist, et kuidas on elada elu, kui mul ei ole näiteks käsi, kui mul ei ole algu, et ta kujutas ette elu, kui tal ei ole seda, mis tal praegu on ja sellega keeras selle tänulikkuse nagu, see on nii äge, et mul need käed on, ma olen nii tänulik nende eest. Kuidas on elada, kui ma, näiteks inimene, kes kuulab ka praegu ja vaatab, mõtle, kui sul ei oleks silmi, see oleks pime. Milline on su elukogemus, siis sa ei näe ühtegi värvi, sa ei näe mitte midagi. Või kuulmine, muusika, kui palju mõjutab muusika meie
emotsioone ja heaolu. Ja jah. kui sa ei ole kunagi muusikat kuulnud, siis on see, et vau, Ma milline tahaks kingitus. tegelikult, ma tahaks isegi veel võib-olla natuke kaugemale minna, et meil on täna igasuguseid võimalusi. Mina näiteks leidsin mingi hetk iseenda mõtete ja enese sellise väljenduse viisi. Ma teen ise AI-ga muusikat. Ma ei ole seda väga laialt kellelegi rääkinud, et lähedased teavad, aga ma teen ise AI-ga muusikat ja need mõtted tulevad enam-vähem, kui mul tuleb mingi sihuke, et see mingi ahaa hetk, viimane hetk oli see, et elu mõte, mis on elu mõte? Hea küsimus on ju. Ja tegelikult ma arvan, et ühte elu mõtet meil ei olegi, et me võime siin öelda küll, et paljunemine ja looduse soo jätkamine on ju, lähme bioloogiliselt, aga inimesel on ka eneseteostust vaja. Ja elu mõte on tegelikult see, et sa leiad üles selle enda elu mõte. See kõlab väga filosoofiliselt, aga 2 kõige olulisemat hetke sinu elus. Hetk, kui sa sünnid ja teine, kui sa saad teada, miks. jah. Aga see, vastab sellele. ma võib-olla olen jälle natuke skeptiline mingis mõttes, aga ma arvan ka seda, et me elame minu meelest nagu parimal ajastul üldse. Jaa! Et me ei kipu nagu aru saama sellest, et kui ma täna olen kohas, kus ma ei taha olla, et ma ei taha seda tööd teha näiteks. Keegi töötab koristajana, otsustab, et või vingub on, et tal on kogu aeg halb olla. Sa ei pea olema see. Kui sa täna leiad, et sa tahad laulda, siis võta jumala eest laula. Kui sa homme otsustad, et see laulmine on nagu üle visanud ja tahan tantsida, siis jumala eest tantsi. Sul on võimalus vahetada, sa ei pea tegema kogu aeg ühte seda sama asja. Ja tänapäeva tehnikaga isegi minusugused, kes ei laula, suudavad laule teha. See on selles suhtes nagu see, mis tänases maailmas toimub, on ju, mis meil olemas on. Mine 100 aastat tagasi, võta kõige lihtsam asi, WC-pott ja kraanist tuleb vesi. Kuningatel polnud ka selliseid mugavusi kunagi. Ja me ei pea isegi kuningateni jällegi minema või 100 aastat tagasi, et kui sa mõtled, kui paljud meist elasid 90ndatel kuskil maamajas, kus oli välikäimla. Yeah. No ma mõtlen lihtsalt, et isegi kuningad ei suutnud Yeah. ja sa nüüd nagu vingud siin mingi asja pärast on ju, sooja vett ei tule. Ja kusjuures see võtab võib-olla täna väga hästi kokku selle, et kuhu see 3. hooaeg, ütleme siis 2,5 aastat, mis me oleme seda podcasti teinud, et kuidas see minu mõttelaad on nagu muutunud. Ma olen oluliselt positiivsem, just seesama, et ma julgen teha, ma julgen väljendada. Ma jagan hästi palju oma näiteks ka Facebooki sealt seinal on ju, et kõik, kes tahavad neid laule kuulda, need on kõik on enesearenguga seotud, just need samad mingi enda momendid on ju, mingitel raskedel hetkedel, kus sa nagu tajud, et siit on nüüd see mingi mõte, mis aitab mind jälle siit läbi on ju. Siis ma panen selle laulu. Ja ühe laulu kohta saingi üks päev jälle tagasisidet, oli hästi mõnus oli kuulata, et inimene hakkas päriselt mõtlema. Selle laulu pealkiri on see, et kas ma meeldin endale, kui ma olen nende inimestega koos nagu, kes iganes siis on, kes inimesele meelde tuleb, sest me kipume nii palju mõtlema sellele, et kas meie meeldime teistele. Ja teeme siis ja oleme ja esineme ja kanname igasuguseid maske, aga kas ma ise endale meeldin, kui ma nendega koos olen? See on nii oluline, kas ma ise endale meeldin. Ja ma olin kontoris tööl ja siis tuli mulle Messengeri sõnum. Kõigepealt tuli siis pilt, kus oli näha, et oli siis auto, sealt läbi oma auto raadio kuulas või seda laulu. Ja sinna alla kirjutas ainult ühe lause, kui aus olla, siis ei meeldi. Et vähemalt ühe inimese ma panin selle lauluga mõtlema ja ma loodan, et ta teeb nüüd vastavad korrektuurid, et ta hakkaks endale rohkem meeldima, sest see on kõige olulisem. Iseendaga sa pead sinna lõpuni välja minema. Kõik taandub lõpuks turvatundele, absoluutselt kõik. Me ei tunne ennast turvaliselt lihtsalt, kui me hakkame olema meie ise, sest et ma ei hakka täna sinna minema, see on see maailm, kuhu mina olen sukeldunud sisse ja see loob nii suuri vägevaid muutused ikka, et lapsepõlves on meil need, et programmid pole turvaline olla mina.
Pole turvaline soovida, pole turvaline tahta ja nii edasi ja kõik see hakkab sealt pihta ja see juhib kogu meie ülejäänud elu. Aga milline vabandus, kui sa teed tegelikult ikkagi, isegi kui on hirm või sa mõtled, et mida keegi arvab. Ja ainus asi, mis ma võib-olla ise veel siia olen avastanud, on see, et jällegi kui sa ei saa teada midagi muud, siis sa tead vähemalt seda, et see ei meeldi sulle. Ja see ongi, see teadvustus on kõigepealt esimene asi, siis sa hakkadki sammu ajal minema sellest hirmust läbi ja muutma. Sa ei peagi üleöö kohe muutuma nagu selleks, kes ma tahan olla, aga kui sa teed iga päev natukene midagi ja siis sa liigud sellel teel. Ma arvan, et ühe korraga ei olegi võimalik ja minu meelest nüüd meil tuleb jälle aasta lõpp ja kõik lubavad siin, et hakkan trenni tegema ja söön tervislikult ja miks need alati pekki lähevad, on see, et sa tahad oma elu tervenisti korraga muuta. Sa asetad ennast väga ebamugavasse olukorda. Kui sa pead kogu aeg mõtlema selle peale, et mida ma süüa teen, kõige selle kohta või kõike seda, mida sul enne ei ole olnud, see on kõik uus, on ju. Kõik on ebamugav, kõik on harjumatu. Ja siis sa tahad kõike korraga teha. See läbikukkumine on sinna juba sisse kirjutatud. Mitte keegi ei suuda korraga muuta oma elu 180 kraadi. Väikeste sammudega palju lihtsam. Ma võib-olla vaidleks vastu selle koha pealt. See, mida ma olen ise juba näinud, et kui sa lahustad ära need kõige juur põhjused, see muutus on nagu nii momentaalne. Aga see ei ole ikkagi 180 kraadi. Ma ei usu sellesse, et nagu see tuleb, et kõik kohe päeva pealt muutub. No kõik aga ma mõtlen see, mis on inimesel mingisugune asi, mida ta soovib muuta ja see ühel hetkel käib see klõps ja on läinud. Ja oma hirmude ja sellega ma olen nõus. Aga kas me nagu kõiki harjumusi suudame nagu 100% nagu muuta nagu une pealt nagu kõike korraga? Et pigem on see üks harjumus eest, siis teine, siis kolmas on ju. No siin on, kui sa siin enne ütlesid, et kas see kõlab huult on ju, siis ma trumpan selle natuke üle, et kui kõik hakkab pihta sellest kvantväljalt, kust kogu see meie materiaalne maailm nii-öelda esile kerkib, kui sa saad ühenduse kvantväljaga, siis see materiaalne maailm ei oma üldse enam tähtsust ja sa võid muuta ühelt ajaliinilt teisele lihtsalt kõps ja sa oledki teine inimene ja sinu ümber inimesed on ka muutunud momentaalselt, nagu vaatad ringi, et issand, niimoodi käituvad inimesed ja ühe hetkega ainult. Et selle jaoks ei ole vaja üldse nagu pingutada, tõmmelda, sest niikaua kui me pressime ka neid harjumusi siin füüsilises maailmas, sa lähedki sammu haaval, aga kui sa kuidas see nagu see võiks öelda see, et kui sa ei ole mitte keegi, sa ei ole mitte miski, sa ei ole mitte kuskil ja sa ei ole mitte kunagi, ehk siis sa oledki nagu void, üks tühjus, siis sa võid valida sealt lihtsalt liikuda nagu ükskõik kuhu. See võib nüüd ju kõlada päris paljudele, ma arvan. Ja ma arvan, et selleks, et innustada sellist tavalist inimest, mitte võib-olla nii arenenud nagu sina, Armin, et siis soovitame üks samm korraga. Ja siis, kui nad on valmis sinna kvantfüüsikasse sinu juurde tulema, siis nad tulevad ja teevad une pealt. Ja seal on jälle, ma näen, see on turvalisuse teema, sest et kõik uus on hirmutav, aga sinna ei lähe täna. Kuule, meil on varsti juba 45 minutit läinud siin. Küsin su käest sellise küsimuse, mis sind täna motiveerib või inspireerib just seda sama näiteks podcast tegemast, et inimestele seda tänulikkust edasi siis anda? Kindlasti need külalised. Mulle väga meeldib nutikate inimestega vestelda, aga ma arvan, et rohkem pigem ikkagi see, et ma loodan, et ma muudan kellegi elu paremaks. Et me võime ise valida oma peas, kas me teeme oma elust põrgu või me teeme temast taeva. Ja ma eelistaks seda, et enamus inimesi elaks seal taevas. Et ma ise ju näen täpselt samamoodi, me tegime viimase episoodi, mis me eelmine nädal üles panime, pikalt mõeldud ja kaua võttis aega enne, kui me jõudsime sinnani, et me teeks siis Liinaga just selle sama, et mis siis on muutunud. Et ja väga palju on muutunud, et see on oluline. Tänutunne rahustab su närvisüsteemi maha. Ei, ta ei aita sind kohe miljonäriks ega midagi, aga ta rahustab su närvisüsteemi niimoodi maha, et sa hakkad nägema võimalusi.
ja kui sa Aga hakkad oled sa ma küsin lihtsalt, oled sa 100% kindel, nagu sa saad öelda faktina, et tänutundega ei või miljonäriks saada? ei, ma ei öelnud seda. Sest aga siis ütlesid, et Sa ei sa ei kuulanud saa mind miljonäriks, on ju. Ainult tänutundega ei saa miljonäriks. Ma arvan, et ainult tänutundega selles mõttes ei saa see miljonäriks, et sa pead ikka midagi tegema ka. Ja esimene asi, mida sa pead tegema, sa pead just nendest samadest oma hirmudest lahti laskma, sa pead hästi palju nagu iseendaga tööd tegema. Et sa saaks lahti sellest maise või sellest meie ühiskonna dogmadest ja sellistest. Ja siis võivad muutuda need miljonid jälle. No jah, ma arvan, et ei ole võimalik ainult tänutundega miljonäriks saada. Et endaga tuleb... miljardist inimesest mitte ükski. Ma tahaks näha seda inimest lihtsalt. Üks miljardist, nagu 1 miljardist, et ma mõtlen see või 1 10 miljardist, võtame nagu see, et kui me ütleme midagi, et radikaalselt nii on, siis ongi see, et kas on nagu täiesti 100% või on äkki 99,9999% on ju. Ja kuskil on see üks võimalus. Mina hoiaks alati kõik võimalused lahti, sest et iga kord, kui ma midagi nii radikaalselt otsustan, siis sellega ma lukustan ka kõik muud võimalused. Jaa. Okei, ma jään sinuga täna nõusse, aga see, mida ma tahan öelda, on see, et tänutunne aitab sul jõuda tasakaalu ja siis sa saad hakata nägema võimalusi. Et kui sa täna tunned ennast lõksus, siis see on see esimene koht, kus pihta hakata. Et nii nagu sa enne ütlesid, et me tahame siin maises elus lihtsalt kohe suruma hakata, aga me ei tea isegi kuhu. Et kui sa ei tea, kuhu poole joosta, siis tõenäoliselt on vale suund. Just, ja see nii lahe, et need kaks asja tegelikult kattuvad, see sama turvatunne ja tänulikkus, sest tänulikkus taastab ka sulle seda turvatunnet, saad aru, et tegelikult on kõik hästi, sest et niikaua, kui sa tunned ennast turvaliselt, sa näed asju moonutatuna, sa näed asju hirmsamalt, kui need on ja kui sa näed asju hirmsamalt, kui need on, siis sa hakkad ka otsima lahendusi, mida tegelikult ei ole olemas, sest sa lahendad midagi, mida ei eksisteeri. Ja see ongi see, et sa panedki valele poole jooksma, nagu sa ütlesid. Jah, et tegelikult ma arvan, et me näeme alati seda maailma kallutatult, ka siis, kui me oleme seal tänutundes, on ju, et see, aga see tuleb ikkagi läbi meie prisma, et kunagi, mina ka läksin oma elukaaslasest ja lapseisast lahku ja siis, et see, kuidas mina nagu seda asja näen ja ma arvan, et see on üks osa sellest, miks meil läks see lahkuminek ja lapse jagamine nagu palju lihtsamalt, kui võib-olla mõnel teisel on ju, et keda me siin ajalehtideski näeme, on see, et ma annan endale väga hästi aru, et mina täna oma eksi ei näe väga adekvaatselt. Ma näen teda läbi meie lahendamata probleemide, ma näen teda läbi valu, mille ma üle elasin, on ju, ja ma olen nendega tänaseks tegelenud, aga ma ei kipu nagu tarkutama või kuskil midagi nagu kellelegi rääkima väga palju, lihtsalt sellepärast, et ma annan endale väga selgelt aru, et ma ei näe teda nagu objektiivselt. Et see on nagu kõige lihtsam, et me näemegi maailma tegelikult väga läbi enda prisma. Ja kui me sellest saame aru, siis on need sama see tänutunne, see turvatunne, need tulevad kõik tagasi tegelikult. Ma täna näen seda nagu niimoodi, et niikaua, kui me ei ole päriselt kohalul, siis me näemegi maailma moonutatuna. Kui sa oled päriselt kohalul ja turvatundes, siis sa näed tõde. Seda, mis tegelikult on. Ja siis ei ole ka ühtegi programmi, mille sa näed. Aga Armin, mis tegelikult on? See, mis on, ilma ühegi hinnanguta. Sest iga hinnang ongi programmeerist tulnud. Ja ma võib-olla ei ole veel päris nõus sellega. Tuleb. Aga keda te ootate sinna podcasti? Kes on nagu inimesed, keda te ootate sinna jagama oma lugu või? Ma arvan, et mida rohkem me saame nii-öelda tavalisi inimesi, seda parem on. Et üks pool on see, et kuigi kes on tavaline inimene on, aga siis kõik inimesed on tavalised inimesed, aga et see, mida me oleme tagasisideks saanud, on see, et ongi see, et võib-olla et ülituntud, et nad kuidagi võib-olla ei kliki ära, et kui seal on keegi, kes võib-olla ei ole täna meedias iga päev, on ju, et nende inimeste lood on kuidagi kõnetanud nagu rohkem. Et sealt tekib see suhestumine.
et kui me võtame, ma võin ju kutsuda Eesti presidendi ka endale saatesse, aga kui palju me nagu suudame nagu ennast samale levelile nagu tõmmata, on ju. Et meil üldjuhul jääb ikkagi sinna vahele selline mingisugune jälle see hirmubarjäär, et oi, ta on nii kaugele jõudnud ja mina pole keegi, on ju, ja siis ongi see, et nagu, et ma kuulan küll, aga kas ma kuulen? Ja nüüd ma ei räägi endast, vaid kuulajatest. ja siin ongi ka see, et tegelikult kuna sa oled juba teinud 2 hooaega, on ju, 3. hooaeg algab vist, jah? 3. on juba poole peal. Jah, no 3. hooaeg juba poole peal, seda enam, on ju. Ehk siis inimene, kes tuleb ja on tavainimene, tema jaoks, kas sina oled juba kes olen mina, et sinna podcasti minna, on ju. Et seal on ka samamoodi tekib nendel juba mingisugune see hirmufoon. Täitsa võimalik, aga ma võin kinnitada, et kõik need inimesed, keda me võib-olla ise olen tundnud, et kas veel Alar Ojastu, kõik teavad, kõik tunnevad, siuke kuru, on ju, mõtlesid ka alguses ja siis, kui see vestlus sai läbi, täitsa tavaline inimene või Jesper Parve, et täiesti julgustan, kes tahab tulla rääkima tänulikkusest, tulge, aga ei ole olemas tähtsaid ja vähem tähtsaid inimesi, iga inimene on tähtis. Ja kui sa eksisteerid siin maailmas, siis sa oledki tähtis, sest sa oledki siin kingituseks kõikidele teistele. Just. See lahe küsimus nüüd, mis sa siin alguses ütlesid ka, et küsimus võib-olla ei saanud aru. Kus sa näed või mis on see sinu soov just selle tänulikkuse ma nimetaks seda isegi liikumiseks, et see tänulikkus viia inimesteni ja läbi selle mõjutada siis seda maailma muutmaks positiivseks, et kus sa näed, mis on see suur soov, kus sa tulevikus soovid olla selle kõigega? Oma sellises soovunelmates täna ma tahaks, et see oleks rahvusvaheline. Seda ma ütlen ilmselt esimest korda nagu päris kõva häälega sellisel kujul nagu väljagi, et kuulevad rohkem inimesi kui üks, on ju. Et tegelikult ma arvan, et see on nii oluline teema, et see võiks ja peaks olema nagu igal pool maailmas. Aga see eeldab minult muidugi väga suurt kasvu, sellele ma annan ka endale aru, et on veel õppida palju, on veel kasvada, aga ma täna ei näe seda enam ilmvõimatuna, et võib-olla 2,5 aastat tagasi, kui me alustasime, siis see ei olnud see esimene mõte. Et jah. Üks mõte siia jagan korra, kui tohib. Ja ikka tohib. See võib olla selline, sest ütlesid, et see eeldab minult väga suurt kasvu. Jälle, kas sa oled 100% kindel? Sa ei pea isegi pikalt vastama, lihtsalt taju seda küsimust kui sellist. Ma toon sulle kohe vaatnurga ka. Aga oled sa 100% kindel, kas ei või jah? Ei, mul on üks teine mõte veel peas. Sest et mõtle selle peale, mis juhtub inimestega tavaliselt siis, kui me teeme otsuse valiku, me hakkame automaatselt kasvama selle otsuse vääriliseks tegelikult. See on üks pool, aga mul on tunne, et pigem selleks, et need asjad nagu, et me saaks kasvada, me peame kõigepealt maha viskama kõik need igasugused, just need samad hirmud, igasugused maskid ja aru saama, et tegelikult mina sellisena, nagu ma olen, ongi nagu piisav. Ja mis siis, kui sina sellisena, kes sa praegu oledki piisav, et minna rahvusvaheliseks? Et see on nüüd see, mille peale me mõtleme ise. Seda ma mõtlengi, et oled sa kindel, et sa pead kasvama, sest mida sul on vaja nagu, kelleks sa kasvama pead ja kuhu sa kasvama pead, kui sa oledki sina, kes sa oled? No ma võib-olla ise tunnen, et see eeldaks kuidagi natuke võib-olla rohkem organiseeritust, on ju. Võib-olla ma millise tunnen, standardi järgi? No võt ongi see sama, et need on need samad, mida ma ise nagu hetkel nagu mõtlen, et võib-olla on vaja süsteemsust natuke rohkem, on ju sellist fokuseerimist ja no sa saad aru küll. Ja ma saan aru, et sa ei pea isegi selgitama, lihtsalt ma tahtsin seda tähelepanu suunata sellele, sest need samad väiksed lapsed meie sees, need ei ole ainult see sisemine väike laps, vaid on mitu ja nemad ongi siis need, kes kardavad seda muutust ja siis nad teevadki selle, see on ikka nii suur ja ma pean veel nii palju kasvama ja siis ma niimoodi mõnusalt vaikselt, oled sa nagu päris kindel ja siis hakkab, aga tegelikult mul on juba kõik olemas, ma võiks täna juba hakata tegutsema edasi. Sa näitasid mulle praegu ühe väga sellise selge pildi mu jällegi mu enda lapsepõlvest, millele ma ei ole kunagi mõelnud. Me oleme Liinaga, nagu ma ütlesin, me oleme 8-lapselisest perest, me oleme kõige viimased, ehk siis me oleme nagu juba loomult niikuinii kõige väiksemad, on ju.
aga me oleme ka füüsiliselt kõige väiksemad et sa näitasid mulle praegu ühte kohta, ma arvan, et ma tunnen lapsepõlvest saati mingit sellist kiiksu, et kuna teised on nagu vanemad, teised on ka suuremad, on ju, siis ma võib-olla sellepärast tunnengi ennast võib-olla väiksema, nagu ma tegelikult olen. Just, kui palju sa soovisid, ma nüüd juba töötan sinuga natukene siin kui palju sa väiksena soovisid olla suurem, sest teistel oli rohkem võimalusi suuremana? No ikka sageli. Just. Mis siis, kui sama programm jooksebki kogu aeg, et ma ei ole veel piisavalt suur? Just. Nüüd on järgmine küsimus sulle siit. Kas see on tegelikult täielikult tõde, 100% tõde? No ei, nagu ma ütlesin, tegelikult see on minu mingisugune, et ma usun endiselt, et enamus inimesi näeb mingite läbikogemuste ja nüüd ongi need samad, et ja nagu ma enne ütlesin sulle, et ma olen konkreetselt see inimene, kes vestlustest teistega avastab enda jaoks midagi. Ja see tavaliselt, ma ei saa öelda, et see päris iga vestlus on, aga täna, Armin, sa näitasid mulle enda ühte kiiksu, aitäh. No just, on ju. Aga võtamegi siit otsad kokku, nii äge. Üks võib-olla mõte vaatajatele, kuulajatele, kuidas integreerida tänulikkust oma ellu? Alustaks sellest, et me ei võtaks seda kohustuseks. Sest see tekitab kohe meis vastupanu. Lihtsalt pange tähele, tulge kohale, pange tähele. Ja me hakkame nägema asju, mida me muidu ei näinud. Ma pigem ütleks, et igasugused praktikad, mis tekitavad kohe alguses ebamugavust ja sätivad sind sellisesse kohta, et ma olen jube tänamatu, ma ei tunne tänulikkust, ma ei tunne tänutunnet, ma olen nii tänamatu inimene. See ei aita sind. Lihtsalt teadvusta, et on olemas. Tuleta meelde. Aga ära sea kohustuseks endale seda. Ma jagaks ka ühe mõtte, sest see on minu jaoks oli see selline võib-olla ka, ütleme, suur lõks teha tänulikkus sellepärast, et midagi saada. Et see on ka üks minu nõuanne, et need, ma arvan, 2 on nagu väga head, et ära võtta kohustuseks, sest see tekitab survet ja kui sa teed seda millegi saamiseks, siis sa tegelikult ei ole puhtalt tänulik, sest sa tahad midagi vastu saada. Jah, pluss siis see tekitab jälle kuskilt mingi surve, on ju. Just. Üliäge oli sinuga vestelda ja soovin sulle ägedat lendu sellel podcastil, selle tänulikkuse siis maailma viimisel ja rahvusvaheliselt siis ka üles tõusmisel ja särama panemisel ja mis iganes kõik su soovid on ju. Ja kuulajate vaatajatele ka ei saa enam öelda kohtame järgmine kord, aga meie teed kindlasti kohtuvad, mitte siin kanalil, kindlasti mõnes teises formaadis ja me näeme kindlasti veel. Aitäh, Armin. Tšau. Tšau.